Poisid, milles kokku leppisime? Noh? Ma pean vastama või? Mul ei vahet, kumb vastab. Ma võin isegi vastata. Kes 1. mai rohkem kaalub, kõnnib Tallinna Raekoja platsist Tartu Raekoja platsi? Käed kokku. Kaalulangetus alga. Noh, tuleb tere kõtlema. Tere, minu nimi on siis Peivo. Mina on Alo. Täna on siis 3. märts. Ja see on see maagiline saun, kus tegelikult kõik alguse sai. Tuli siuke kaalumise olukord, kus vend astus kaalu peale ja teine vend astus kaalu peale ja siis astusin mina ja selgus olukord, kus mina olen pere kõige raskem. Vend hakkas mõnitama selle peale, ütles, et ma olen pere kõige paksem poeg. Ja mille peale ma ütlesin siis, et kuule, kui tahan, olen 1. maiks kaalun vähem kui sina. Kui algas see kaalulangetus aeg pihta jaanuaris, siis ma algul mõtlesin, hakkan jooksma. Aga kehakaal oli nii suur, et ei jõudnud. Jooksid ja kõndisid ja siis mõtlesin, et lihtsam on kõndima hakata. Ta jalutas mingid julmad kilomeetrid, ma võin eksida, aga minu meelest oli jalutanud mingi 800 kilomeetrit äkki või, midagi siukest. Ma usun sinna 6, 7, 800, võib-olla 1000 kilomeetri juurde. Tegelikult see on nagu päris rets, mingi 4 kuuga. Trenni peab tegema. Panen jalad ammist peale. Mina käisin suht iga päev trennis, hakkasin väga palju kaloreid kui sellist jälgima. Ja ütleme niimoodi, et aastal 2022 jaanuarikuust kuni maikuuni ma suht muud ei söönud kui purgisuppi. Et ma isegi praegu tänaseks mäleta, kas see kaal oli algus 97, 98 või midagi siukest. Et ma tahtsin saada 77 või 78, see, et oleks täpselt 20 kilo. Ja ma sain selle 20 kilo kätte ja siis ma tegelikult sel hetkel juba olin endast nii-öelda kõik andnud. Vaatame siis, mis numbrit mul on vaja. 76,5. Juba pead või? Pead või? No ma pole selle kaaluga ju kunagi kaalunud. On ju? 76,5. Aga täna hommiku kell 6 käisin trennis. Ja see ajab natuke muigava, seepärast, et kui need kaalud nüüd sama numbritavad, on mul ikkagi šans. No selge noh, ootame põnevusega. Issand. 74. Müts maha raisk. 2 kilo rohkem veel kui mina. No selge. Nii et Alo kõndima. Alo kõndima. 3, 2, 1. Head teed mehed Tartu poole. Esimeses päevas, kui kell 10 hakkasime Tallinna kella alt kõndima. Filmid ennast. Kõndisime, meid oli mina ja 3 sõpra. Oota 20 kilti saab täis või? Jah. Teine paus. 20 kilomeetrit. 20 ei ole üldse hull. Kui 10 päeva jalutada, siis nagu ma isegi ütleks, et oleks tore. Aga meil pole 10 päeva. Meil on 3 päeva. Paistab, mis me siis 50. kilomeetril arvame sellest asjast. Mis juhtus või? Valesti läksime natukene. Mul on sammuvõistlus, sammud tuleb täis saada. See kilomeeter siia-sinna, see ei tähenda midagi. Jõudu meil on ja aega meil jagub ja. Ehrasse sisse jõudmas juba ja otsime neid jalgsi matkajaid tee äärest. Mul on isegi laul valmis pandud, et kui me neist mööda sõidame, siis saame mängima panna selle loo. Kes on rikas, sõidab autos. Lüües laulu, kes on vaene, see vaid lisab konn auru. Kes on rikas, sellel siiges amet seljas. Kes on vaene, sellel küünarnu. Aga jah. Kuidas
väga hästi. mitte, et ma ise seepärast muret tunneksin, ma tean, et teil on kõik hästi, aga Asta helistas ja küsis, kuidas teil läheb. Ma ütlesin, kurat, ma ei tea, et mul läheb päris hästi. No me istusime Kehras seal ja päris hea on praegu, minul on jumala okk. Parem kui varem. No ma Kati autost tulin ikka 10 minutit välja. Nüüd täpselt ei mäletagi mingi ütleme õhtu 5-ni kõndis üks sõber langes välja ja siis kolmekesi kõndisime Jäänedani välja. 60 kilti täis. Just sai, jah. Hepp, 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 hurraa! Meil on 60 kilomeetrit. Ja kõigil on villid. Sinna jõudsime mingi, kui ma nüüd õieti mäletan, siis suht, ma ei tea, südaöö paiku või? Kuule Allen, kui sa homme peaks tulema, siis käi apteegist läbi ja osta kuradi neid. Villiplaastrid. Mis asju, villiplaastrid? Jah. Suured lehed on võib-olla paremad, saab suurema tükki lõigata, sest villid lähevad suuremaks. See tundub nagu ellujäämiskursus teil seal. Kaua oodatud öömaja. No poisid, esimene öömaja leitud. Siis oli ka aeg juba. 70,87 tuli täna. Nii et aga lähme sisse. aastane tuppa. Kokkuvõtte siis villidest. Siin paistab üks suur vill olevat, mis on tühi. Varbavahed on läheudunud. Esimene päev pingutasime üle lihtsalt. Tere hommikust. Mingi jant on, kell on 5:36 ja olen juba pea tund aega üleval olnud. Aga noh, kõndima saab hakata alles 3 tunni pärast. Kikas! Tere hommikut! Uus päev, uued võimalused. Hakkame aga sammuma. Ma ei tea, mismoodi see küll välja näeb, aga eks varsti selgub. Teine päev alustasime ka seal, ma ei teagi, mis kellaeg. Nad kõnnivad siiski. Eesmärk koeru seekord. Eile õhtu mõtlesin tõesti puhtast südamest, ei sammugi enam siit edasi. Tartu 112, Tallinn 84. Ja siis kõndisime. Motivatsioon on no. No. No on motivatsioon. Tuli. Rohkem ma Kikast eetrisse ei lase. No. Siis Allen vist vanem vend tuligi veel punti poole päeva pealt. Tere tulemast. Tere tulemast kõvis. Korra lagedus on sul kotis. Minul? Meil. No meil on ühine kott. Meil on ühine korra lagedus. Tore siia. Pole viga. Sada on käidud. 99 jäänud. Seega nüüd läheb numbrid suuremaks enam ei lähe, ainult väiksemaks. Ma ei mäletagi, mis see teise päeva kilometraaž oli. Ja siis lõpuks ööbisime koerus. Raske päev. Väsitav, aga edukas. Jõudsime kohale. Lonkava panna kõrtis. Ei ole. Janune kägu, seal nad olid, seal nad ööbisid. Õhtul võtsid päeva kokku, seal rääkisid, jagasid muljeid. Jalad olid kõigil lõhki, kreemi hais oli toas. Päris sõbrad. Siin me nüüd ööbisime. Aeg on teele asuda. Tahad Karo midagi öelda või? Jaa, ei 3. päev. Lühidalt kuidagi teha. Üks jutu ka ees. Koeru ainukene vaatamisväärsus. Mina olen ka vist. Siis ma käin siin. Ma filmisin ennast praegu. Koeru ainukene vaatamisväärsus on ise.
Tipp-topp vend. nagu ikka need hommikud on. Ütleme nii, et kähku käima ja lõpuks kohale. tasa ja targu. Ma arvan, et 10 kilomeetri pealt muutub nagu valu talutavaks. Motivatsioon on no tekkinud jälle. Aga ma sõnastan ümber. Hea uudis on see, et kõigest 14 kilomeetri kaugusel on meil järgmine pood. Milline rõõm! Tunnetame rõõmu kauplusest, mida ei ole 30 kilti olnud. Opa, nii! Oh! Tere! Tervist! Sivilisatsioon lõpuks. Aro mingil põhjusel, ma ei mäleta, aga ta ei saanud 4-päevaseks seda matka venitada. Ja poisid lähevad sauna ja mina pean minema tööle. Kas töö või mingi asi tal tuli vahele? Tule lahe. Midagi ainu. No ei midagi teha, no tead, ei olnud plaanitud. Allen, aitäh sulle. Kolmandal õhtul siis otsustasime, et Jõgevalt maa, seda ööbimist ei saanud ja otsustasime, et ööbime Tammist peal. Viimane pingutus. Läbi valu ja pisarate oleme jõudnud siin Jõgevast läbi juba paar kilomeetrit, nii et homne ootab meid ees veel 40 natuke peale ja tehtud see küll saabki. Tellisime järgi siis isa, kus ühesõnaga ta võttis ühest punktist peale. Väga tore. Leedu on vastas. Leedu, särav kaunis nagu ikka. Saati auto. Kurat, on maailmas ilusad meil loodud ikka. Selle punase maja juures. Siia tuleme homme hommikul tagasi. Ja järgmine hommik viis samma punkti tagasi, kus algas see siis nagu viimane päev. Ehk siis Jõgevalt Tartusse. No, nii, ja nii poisid. Viimane päev. Sama koht, uus hommik. Ehk. Mis see kell on? Ehk on viimane. 8.46. 47 sai. Hakkame astuma. Hakkame minema. Siit näitab 44 kilti. Aga no eile panime Jõgevalt veel 5 kilti või? 6 või? Mina ei tea. 4. Panime siia, see läks nii kiirelt. Siin on poes käidud. Kõht täis. Varbad tuulutatud. Tartu Raekoja plats. 36. Noh, midagi. No nii. Rasked asjad sees. No mida, saab kapsas ja õunad ja seal ei ole midagi suurt, aga näed. Hetkel ka abivalmidus. Jah. Proua vajas abi. Abi. Jah, kooti täismisel. Meil on retk Tallinnast Tartusse. Tõsi ka või? Jah. Ära räägi. No nii. Nii et nüüd käime Kuubist, täna peame õhtul Raekoja platsis olema. Siit on nagu kiviga visata paar korda. Aitab küll nüüd. Allen, pane kott sinna Eki juurde maha. Kõik head. Ja siis Aro võttis me auto peale ja siis me sõitsime Tallinnast Tartusse neile vastu. Nägime neid tee ääres, rääkisime juttu, tegime seal pausi, filmisin neid seal mitu korda. Tule! Ei, kui raske on. Väga raske on. Raske oli see, ma mäletan. See viimane lõpp eriti. Jalad ei tahti üldse sõna kuulata enam. Ja siis ma ei mäletagi, mis kellaaega me jõudsime sinna lõpuks.
praegu jääb platsi, aga emotsioonid? Ei tea, hästi ma arvan. Teist korda ma seda teeks. Et tegelikult oli nagu siuke üsna huvitav hetk, kui sa näed endal venda tulemas Tartu Raekoja platsi ja sa tead, et ta on alustanud seda kõnnakut Tallinnast. Minul siis selle jalutuskäigu lõpus tulid maha väikestel varvastel kõik küüned ja koos nahaga. Need taastusid siin, ütleme, ma ei tea, 2 kuuga, 3 kuuga. Aga suurel varval tuli küün maha. See tuli selles suhtes esimest korda lõikasin teda siin 3 nädalat tagasi. Sellest on siis möödas põhimõtteliselt 10 kuud või? Nii et ma võin teile öelda, et 10 kuuga kasvab suur varvaküün tagasi. Lõpus on raske öelda, tänaseks see kaalunumber jälle tõuseb. Aga ma olen endal lubanud, et ma võtan uuesti ennast kokku ja viin selle kaalunumbri sinna, kus ta olema peab. Mitte võib-olla päris sinna, kus ta Kihlve lõpus oli, aga kindlasti allapoole. Tehke sporti ja sööge tervislikult. Elate kauem ja palju rõõmsamalt. Kas saab tulla minu